Lähis-Ida südames on just jõudu kogunud väga tõsine süüdistus. Ameerika ajakirjanik rööviti Bagdadis. Ja juhtum on juba kujunenud järjekordseks märgiks Iraaniga seotud relvastatud võrgustiku edenemisest väljaspool oma piire. Sellel kolmapäeval, 1. aprillil 2026, sattus Shelly Gittelsoni nimi selle kriisi keskmesse. Pärast seda, kui Iraagi võimud ja Ameerika Ühendriikide allikad kinnitasid ajakirjaniku röövimist Iraagi pealinnas, järgnes sellele otsene ja jõhker tegevus. Shelly Gittelson, Ameerika sõltumatu ajakirjanik, kellel on varasem kogemus Iraagis ja Süürias kajastamisel, viidi relvastatud meeste poolt otse tänavalt Bagdadi kesklinnas Saddam Streeti piirkonnas. Valvekaamerad salvestasid hetke, mil ta sunniti sõidukisse istuma. Pärast seda algas jälitamine. Üks röövijate kasutatud autodest sattus põgenemise ajal õnnetusse. Üks kahtlusalune vahistati ja üks sõiduk konfiskeeriti, kuid ajakirjaniku autos ei olnud ning ta on endiselt kadunud. Selle inimröövi eest ei ole ükski rühm veel ametlikult vastutust võtnud. Kuid peamine küsimus on mujal. Ameerika Ühendriikide võimud väidavad, et peamine kahtlusalune on Kataib Hezbollah, Iraani-meelne Iraagi relvarühmitus. Ja see muudab loo poliitilist kaalu. Me ei räägi tavalisest kuriteost, me räägime röövimisest, mis akadeemilise uurimise põhjal siiani viitab Iraagis tegutsevale Iraani telje relvastatud harule. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on juba ametlikus dokumendis kinnitanud, et Kataib Hezbollah koolitab, rahastab ja toetab Qudsi vägi, mis kuulub islaami revolutsioonilise kaardiväe koosseisu. Lisaks on neil ajalugu rünnakute, hirmutamise ja isegi inimröövi operatsioonidega. Ja miks see siis nii oluline on? Sest see juhtum heidab valgust vanale, kuid endiselt laastavale meetodile. Kasutada liitlasmilitseid tegutsemiseks seal, kus Teheran tahab avaldada survet, hirmutada ja külvata hirmu, ise esiplaanile ilmumata. Ameerika ajakirjaniku röövimine Bagdadis ei puuduta ainult ühte inimest. See mõjutab ajakirjandust, esitab Iraagi valitsusele väljakutse ja testib Ameerika Ühendriikide reaktsiooni. Ja see tugevdab kuvandit, et Iraaniga seotud võrgustik tegutseb jätkuvalt ka väljaspool oma riiki. Kui relvastatud mehed kisuvad ajakirjaniku Bagdadi kesklinnas tänavalt minema, on sõnum selge. Samuti tõmbab tähelepanu asjaolu, et Shelly Gittelsonile oli juba varem ähvardustest teada antud. Associated Pressi andmetel sai ta korduvalt hoiatusi, sealhulgas ka ööl enne röövimist, et ta lahkuks Iraagist. Konkreetse ohu tõttu näitab see, et oht ei tekkinud tühja koha pealt. Olid märgid, oli liikumist, oli reaalne hirm. Sellegipoolest rööviti ajakirjanik ikkagi. See muudab juhtunu veelgi raskemaks ja viib meid kõiki karmile järeldusele. Iraan ei pruugi seda tegu otseselt omaks võtta, kuid tema piirkondliku struktuurivari ilmub taas lämmatavalt esile. Kui lauale astub miilits, mida Ameerika Ühendriikide sõnul toetab islami revolutsiooni kaardivägi ja mis on sellega liidus, kaotab väide, et Teheran on neist tegudest kaugel, oma jõu. Näha on võrgustik, mis jätkab tegutsemist, avaldab survet ja muudab ajakirjanikud, tsiviilisikud ja lääne sihtmärgid poliitilise vastasseisu tööriistadeks. Ja see ei ole üksik juhtum. Juhtum meenutab Elisabeth Surkovi röövimist. Ta oli teadlane, kes rööviti Iraagis 2023. aastal ja oli võimude sõnul seotud sama relvarühmitusega. See taust suurendab olukorra tõsidust ja näitab, et muster kordub. Röövimine, vaikus, surve ja hirmu kasutamine poliitilise relvana. Erinevus praeguse olukorra ja varasemate vahel seisneb selles, et ohvriks on nüüd Ameerika ajakirjanik. See toimub piirkondliku pingete eskaleerumise taustal, mis on juba asetanud Iraani ja tema liitlased palju suurema kriisi keskmesse. Lõppkokkuvõttes on kõige olulisem küsimus lihtne. Miks saab ajakirjanikust sihtmärk? Sest režiimid, relvarühmitused ja radikaalsed struktuurid kardavad infot, kui see jõuab liiga lähedale. See, kes röövib ajakirjaniku, ei taha lihtsalt inimest kõrvaldada, vaid soovib vaigistada kajastust, hirmutada tunnistajaid ja näidata oma võimu. Seetõttu ei tohiks seda juhtumit käsitleda kui kohalikku episoodi. See on karm näide paralleelsest sõjast, mida Iraani relvastatud mõjuvõrgustik piirkonnas peab.